Kui nüüd paljud omavalitsused ütlevad, et nad ei soovi ikkagi ühtegi pagulast võtta, olgu see põhjus mis tahes, mis siis ikkagi saab edasi? Kuidas siis riik nende inimestega käitub, kuhu need inimesed siis ikkagi pannakse? Tegelikult tänane tagasiside näitab seda, et vaid üksikud omavalitsused on valinud selle tee, kus nad on suurte tähtedega ütelnud, et ei, et me ei soovi pagulasi enda piirkonnas näha. Pigem on ikkagi räägitud sellest, et millised on võimalused ja millised on puuduvad võimalused ja millised raskused nagu selles osas on. Et ma arvan, et seda teed tegelikult enamus omavalitsus ei lähe. Nüüd, kindlasti on väga keeruline ka nendel pagulastel tulla ja alustada oma elu kogukonnas, kes on deklareerinud, et nad neid tegelikult ei taha. Mina isiklikult seda teed soovitaksin vältida, vaid pigem mõelda selle peale, et juhul kui me peame nende inimestega silmitsi seisma ja tegelema hakkama, siis millist tuge oleks meil tarvis, mida me peaksime ise ette võtma ja kus me peaksime saama paremaks ja targemaks. Nii et sõltumata siis nendest eidest ja arvamustest, siis riigi poole pealt peame ikkagi selle väljakutsega tegelema ja vastu võtma ja leidma nendele pagulastele siis sobilikud kohad. Ilmselge on see, et kõik kohalikke omavalitsusi meil tegelikult kasutada või vaja tegelikult polegi, sest et see number ei ole nii suur ja teistpidi me peame tagama nende inimeste ligipääsu avalikele teenustele, mis tähendab ka seda, et me räägime täna eelkõige siiski suurematest asutusüksustest üle Eesti. See tähendab nüüd seda, et sõltumata sellest, mida omavalitsus siis otsustab, et kas tal on seda elamispinda pakkuda või mitte, kui riigil on tarvis neid inimesi majutada, siis ta tuleb tegelikult ju turule, rendib selle korteri ja paneb selle inimese sinna elama. On see nii? Jah, põhimõtteliselt on see nii, sest et ega kohalik omavalitsus ju ka oma elanikke valida ei saa. Küll aga, mida me oleme lubanud, on see, et me kohaliku omavalitsusega räägime igal konkreetsel juhtumil läbi ja ma arvan, et see on see lubadus, mida me saame ka pidada. Ja ilmselge on see, et kui meil on nüüd valikukoht tõepoolest, et me näeme, et on kohalik omavalitsus, kes on ütelnud, et need võimalused on nende poolt või see valmidus on suurem, siis me muidugi peame neid kohti eelistama juba ka konkreetselt selle pagulaste integratsiooni silmas pidades ja nendega tegelemise motivatsiooni silmas pidades. Nii et ütleme, mingis piires ikkagi me peame sellega arvestama, aga lõppastmes on ka täna ju nii, et need, kes saavad Eestis varjupaiga, liiguvad eelkõige selle kaudu, kuidas nad saavad Eestis töökoha. On see siis näiteks töökoht Viljandis, Rakveres, Jõhvis, Tallinnas ja Tartus. Et see tegelikult on ikkagi nende toimetuleku üks väga selgelt kriteeriumi alusel. Kuidas see tagasiside siin Kagu-Eestist on olnud? Et Põlva maakond teatas, et nad võiksid ju 2-3 peret vastu võtta. Kuidas Võrumaalt siiamaani? Täna me leppisime kokku, et Võrumaa omavalitsused vastavad nädala pärast oma seisukohtadest ja mõtlevad natukene selle üle, mida nad täna siin kuulsid selles arutelus. Vastanud on täna minu teada 3 omavalitsust. Meremäe, Haanja ja Vasseliina. Ja nemad on toonud just välja selle, et mitte seda rasvast eid, vaid pigem toonud välja selle, et tegelikult see valmidus on küllaltki ahtake, eluruume pigem ei ole ja ütleme, et pigem suhtuvad siis pigem kõhklevalt ja ettevaatlikult sellesse teemasse. Et mis on ka täiesti arusaadav. Aga nagu ma ütlesin, siis see eluruumi teema on jäänud võib-olla kandvana liiga palju kõlama, et tegelikult eluruumi saamiseks on lahendusi erinevaid. Pigem tuleks seda vaadata seda, et kas on tagatud haridusvõimalused, kas on tagatud töökoht, milline on tööturu olukord ja nii edasi ja millist tuge siis üleüldse kohalik omavalitsus võiks vajada. Nii et see võiks olla pigem selles diskussioonis sisulisem pool ja kandvam pool.